Tervist! On väga laialt levinud arvamus, et puberteedieelses vanuses lapsed ei tohi teha jõutreeningut, sest see toob neile kaasa mitmeid arenguprobleeme ja ka ei olevat sest neile mitte mingisugust kasu. Ütlen kohe ära, et see arvamus ei vasta absoluutselt tõele ja jõutreeningu ohutus ning kasulikkus lastele on leidnud kinnitust paljudes väga mahukates teadusuuringutes. Selliseid väga hea kvaliteediga uuringuid on sadu ja kuigi me teame juba vähemalt 30 aastat, et puberteedieelses vanuses on lastel mõistlik teha jõutreeningut ja see annab nende arengule olulise taganttõuke, on ikkagi ka tänapäeval veel selliseid treenereid, kes väidavad vastupidist. Ja siinkohal tänase video esimene soovitus. Kui sinu lapsel on selline treener, siis soovitan ma soojalt panna laps mõnda teise treeningrühma, sest kui treener on aastal 2023 reaalsusest nii eraldunud, et räägib jõutreeningu ohtlikkusest lastele, siis on väga suur tõenäosus, et ta on ka muidu treeningteaduses jäänud pidama eelmise sajandi keskpaika. Ses vallas on muide viimase 20 aasta jooksul toimunud huvitav mõttesuuna pöördumine. Kui varem uuriti mõnevõrra murelikult, mis küll juhtuks, kui lapsed teeksid jõutreeningut ja leiti, et ei juhtu tegelikult ju mitte midagi hullu, siis viimasel ajal on teadustööde raskuskese liikunud pigem küsimuse suunas, mis juhtub, kui lapsed ei tee jõutreeningut. Ja seda eriti olukorras, kus laste liikumisaktiivsus aina väheneb ja on leitud, et sellistel lastel, kes jõutreeningut ei tee, on kehvemad tervisenäitajad ja madalam elukvaliteet. Teadustöid, mis näitavad üheselt jõutreeningu sobivust lastele, on tõesti väga palju. Ja siinkohal toon ma eraldi välja vaid sellest ehk siis 2023. aastast pärineva teadusuuringu, mis vaatles jõutreeningu mõju puberteedieelses vanuses lastele. Toon välja selle ühe uuringu eraldi, sellepärast, et valdav enamik teadusuuringuid on jõudnud samade tulemusteni, mis selles uuringus, mida ma teile kohe tutvustan. Ja pikemalt rääkimata asungi kohe tulemuste juurde. Uuringus leiti nimelt, et olenemata lapse vanusest suurendas jõutreening lastel rasvavaba massi ja vähendas rasvkoe massi, suurendas üldist lihastugevust, parandas koordinatsiooni, tõstis hüppevõimet, parandas painduvust ja parandas sprindivõimekust. Uuringu raames ei leitud, et jõutreeningul oleks lastele mingisuguseidki negatiivseid mõjusid. Küll aga torkab seda lugedes silma, et poistel on jõutreeningust tulenev üldine positiivne mõju sportlikule võimekusele tugevam kui tüdrukutel, ent positiivne mõju kehakompositsioonile ei olene lapse soost. Eemaldudes nüüd sellest konkreetsest uuringust ja rääkides üldiselt valearvamustest, mis enne tänapäevase spordi ja liikumisteaduse teket olid seoses laste jõutreeningutega laialt levinud ja kahjuks on ka praegu väga laialt levinud, siis üheks selliseks on, et kui laps teeb raskustega jõutreeningut, siis avaldab see mingil moel negatiivset mõju ta luudele. Tegelikult on leitud, et neil inimestel, kes teevad juba varajases nooruses jõutreeningut, on luude kvaliteet keskmisest oluliselt parem ja on põhjust arvata, et see positiivne mõju avaldub veel isegi siis, kui tänased lapsed on saanud 90-aastaseks. Väga tihti kuuleb ka veel tänapäeval arvamust, et kui sa teed lapseeas jõutreeningut, siis paneb see su kasvu kinni. Teadusuuringutes ei ole sellist seost leitud ja tõenäoliselt on see vale arvamus tekkinud, sest et suur osa parimatest ja kuulsamatest atleetvõimlejatest on suhteliselt lühikest kasvu. Aga siin on paraku väike põhjuse ja tagajärje suuna probleem. Asi on lihtsalt selles, et pikka kasvu inimesel on väga raske saavutada sellist välimust, mis annaks talle võimaluse fitnessvõistlustel esile kerkida. Kui sa oled aga keskmisest lühem, siis saad ennast suuremaks pumbata pisut väiksema vaevaga. Ja ka ei suuda sa ennast tõenäoliselt realiseerida paljudel spordialadel, mis eeldavad pikka kasvu.
mistõttu valid teise tee ja võtad enesele näiteks korvpalli asemel parimateks sõpradeks hantli ja kangi. Veel räägitakse vahest, et jõutreening vähendab lastel painduvust. No see on täielik lollus, sest nagu me kas või eelpool tutvustatud uuringust nägime, jõutreening hoopis parandab lastel ja muide ka täiskasvanutel nii painduvust kui ka liigesliikuvust. Ma olen kuulnud ka väidet, et jõutreening võib tekitada lastel ebatervete kehavormide ihalust ja põhjustada seega vaimse tervise probleeme. No kuulge, esiteks on meil olemas arvukaid uuringuid, mis näitavad üheselt, et jõutreeningut tegevatel lastel ja ka täiskasvanutel on keskmisest parem vaimne tervis. Ja kui ma kuulen selliseid väiteid, siis ma tahaksin küll väga teada, kumb on siis lapsele parem. Kas varajane tutvus jõutreeninguga, mis võimaldab tal saavutada terve kehakompositsiooni, või siis see, kui lapsevanem lubab oma lapsele ennast kodus diivani peal paksuks süüa, mistõttu ainus lapsele tuntud viis liikuda oma kehaideaali suunas on ajada salaja pärast lõunasööki vetsus sõrmed kurku. Kumb siis on parem? Kas jõutreening võib tõsta lapsel vigastusriski? Väljaspool jõusaali kindlasti mitte, sest laps, kellel on paremad sportlikud võimed ja kehatunnetus ja keskmisest parem tasakaal, vigastab ennast igapäevategevuste käigus keskmisest harvemini. See on ju üheselt selge ja selle üle ei ole isegi mõtet vaielda. Mis puudutab vigastusohtu jõusaalis, siis üldiselt on jõutreening üks kõige väiksema vigastusriskiga sportlikke tegevusi. Näiteks jooga, pilates ja jooksmine ja laste puhul ka niisama vabal ajal ringi kargamine on näiteks sees edetabelis oluliselt eespool. Ja olenemata jõutreeningut tegeva inimese vanusest, olgu siis tegemist lapse parimas eas täiskasvanu või eaka inimesega, on peamiseks põhjuseks, miks ennast jõusaalis vigastatakse, liiga suur raskus. Vaata, lapsed ei ole üldiselt nii tugevad, et nad suudaksid tõsta jõutreeningu käigus raskuseid, mis võiks neid vigastada. Teatud vanuses poisid, kui nad on ütleme mingi 13 või 15, võivad küll selliselt endale viga teha. Ent seda pigem siis, kui neid on selle eani rumalate lapsevanemate poolt jõusaalist eemal hoitud. Ja nad lähevad sinna esmakordselt sattudes hullu panema, sest sõbrale, kes on juba 6. eluaastast raskuseid tõstnud, ei saa ju alla jääda. Ma olen üldiselt seda meelt, et alguses võiks lapsega jõusaalis kaasas käia vanem või siis tuleks talle põhitõdede selgitamiseks palgata personaaltreener. Ent kui esmane nii-öelda koolitus on läbitud, siis ei näe ma sees midagi halba, kui laps käib jõusaalis iseseisvalt. Iseasi on see, et paljudes jõusaalides on kehtestatud teatud vanusepiirangud, mis sellist sportimist piiravad. Otse loomulikult kutsun ma siinkohal jõusaali omanikke üles selliseid piiranguid ümber vaatama. Muidugi ei peaks last sundima jõutreeningut tegema. Seda võiks talle tutvustada siis, kui ta selle vastu ise huvi tunneb. Ja see peab olema ennekõike lõbus ja lahe kogemus, sest nii suureneb ju tõenäosus, et regulaarsest jõutreeningust saab elukestev harjumus. Jõutreeningu alustamise vanusest rääkides saan ma öelda, et teadusuuringute kohaselt ei ole leitud mingisugust negatiivset mõju, kui laps on alustanud jõutreeningutega isegi 7–8 aasta vanusena ja tegelikult on leitud, et selliste laste füüsiline ja vaimne tervis on muu hulgas ka hilisemas elus keskmisest palju parem. Tänapäeval, kus Eestis on lapsi, kes kaaluvad esimesse klassi minnes 100 kilo, on minu arvates rumal ja lubamatu keelata neil mis tahes füüsilist aktiivsust, mis parandab muu hulgas tõestatult keha kompositsiooni, ehk siis vähendab rasvkoe osakaalu ja suurendab rasvavaba massi osakaalu. Kui rääkida sest, kuidas tänases videos tutvustatud ja üldse antud vallas läbi viidud teadustöid tõlgendada, siis tahaksin ma pöörata tähelepanu ühele väga olulisele seigale, mille lapsevanemad peaksid minu arvates kindlasti kõrva taha panema. Vaata, kui laps teeb jõutreeningut, siis tõstab see tal küll üldist lihast tugevust, ent põhiliselt muudab see teda osavamaks ja suurendab ta kehatunnetust.
me teame seda muuhulgas seepärast, et lastel jõutreeningust tulenev lihastugevuse kasv on liiga suur, et seletada seda lihasmassi kasvuga, mis on puberteedieelses vanuses üsna tagasihoidlik. Seega, jõutreeningu peamiseks positiivseks mõjuks lapsele on see, et ta treenib sellega veel arenevat ja kasvavat närvivõrgustikku ja tekitab organismis neuroloogilisi kohandumusi. Ja see on tervise pluss, millest ta lõikab kasu kuni oma elu lõpuni, nii jõusaalis treenides, kus tal on siis keskmisest parem aju ja lihaste vaheline side, kui ka igapäevaelus, sest hea kehatunnetus tõstab elukvaliteeti igas vanuses inimestel. Lisaks aitab see lapsel olla edukam kõigil spordialadel, mida ta praegu ja tulevikus harrastab. Jõutreening vähendab loomulikult oluliselt paljude raskete haiguste tekke ja süvenemise riski. Ja tänapäeval, kus vähkkasvajaid ja diabeeti diagnoositakse aina nooremas vanuses, tuleks minu arvates ära kasutada kõik võimalused lapsed enam liikuma saada. Muide, kui diabeedist rääkida, siis teadusuuringud näitavad üheselt, et just jõutreening on see füüsilise aktiivsuse vorm, mis aitab kõige efektiivsemalt vähendada diabeedi sümptomeid ja parandada glükeemilist kontrolli. Kokkuvõtteks, aita oma lapsel leida tee jõusaali. Kui sa oled hantlite ja kangiga sina peal, siis viida sinna ise ja sa avastad peagi, et koos tehtav jõutreening on tõeline kvaliteetaeg. Teine variant on leida mõni personaaltreener, kes aitab lapsel omandada korrektse harjutuste tehnika ja juhatada ta ka üldiselt õigele rajale, et ta saaks edaspidi juba iseseisvalt jõutreeningut teha. Kui sa ei tea, kust sellist treenerit leida, siis julgelt kirjuta mulle ja ma aitan sind. Ja mis on samuti väga tähtis ja võib-olla veel isegi kõige tähtsam, ole oma lapsele eeskujuks, sest sa võid talle rääkida 100 korda, kui oluline jõutreening tema jaoks on. Aga kui sa seda ise regulaarselt ei tee, siis on see täiesti tühi jutt. Jõusaalis näeme!